Noh, kasvab pikemaks siis, okei, noh. Kiusamine, nagu te teate mu eelmistest videotest, siis mulle väga meeldib kiusata mu õdesid, sest et noh, ükskõik mis ma ka neile teeks või ütleks, päeva lõpus oleme sõbrad edasi ja no, ka sundolukorras sugulased, eks ole. On ju, Elerin? See on see koht, kus sa peaksid ütlema jaa, olen sõbrad. Jaa, no näete, tule siia, teeme kalli. Mine vaata, mis enne allkorrusel teeb, eks ole. No näed, mine jah. Kahjuks on olemas ka teistsugust kiusamist, mille eesmärk on teha kellelegi haiget ja panna teda halvasti tundma. Ma ei hakka siin moraali lugema või midagi, vaid ma räägiks ühe loo. Story time. Elas kord üks pruunide juustega, kõhn ja etteulatuvate hammastega poiss. Tema jaoks oli maailm nii ilus ja rõõmu täis koht. Käinud lasteaias ja saanud palju sõpru, saabus temalgi aeg minna algkooli. Olnud seal juba pool aastat käinud ja noh, ära harjunud enam-vähem kõigega, läks ta nagu igal tavaliselgi koolipäeval koju. Väljudes kooli uksest ja unistades omi mõtteid, ei pannud ta tähele, et selja tagant tuli joostes teine poiss, kes tõukas teda ja lausus pruunide juustega, kõhnale ja etteulatuvate hammastega poisile, mida sa vahid, jänes? Mida sa vahid, jänes? Just nii lihtsalt oli kadunud naeratus 8-aastase poisi näost mitmeks aastaks. Ma ei ütle, et ta ei naernud üldse või naeratanud, kuid tihti varjas ta oma suud käega. Mitmeid aastaid hiljem, kui poisist oli saanud nooruk ja tänu breketitele ka mingil määral enesekindluse tagasi, ei öeldud tema kohta enam mitte midagi negatiivset. Nüüdseks, peale sellisele näost näkku mõnitamisele on tekkinud ka veel üks hullem viis, sotsiaalmeedia. Sotsiaalmeediast nagu Facebook, Instagram, Twitter on väga lihtne jätta kommentaare või omi mõtteid nii avalikult kui ka ainult sõpradele nägemiseks. Kuna ma olen aktiivne Twitteri kasutaja, siis ma näen seal ikka paari nädala tagant inimesi otseselt maha tegevaid tweete. Mäletan, kuidas 2 aastat tagasi kirjutas üks kutt oma 500 jälgijale, et tüdruk nimega Mari on nii kole. Või hiljuti üks teine inimene, kes jagas oma 1000 jälgijale, 1000 inimest üle Eesti, pilti ühest neiust, mille alatoon oli. Tüdruk on näost ilus, aga muidu on paks. Selle pildi all oli 10 kommentaare teistelt tüdrukutelt. See on kõige koledam pilt, mida ma näinud olen. Või et ma hakkasin selle pildi peale oksele. Mida see tüdruk tunneb, kui ta satub neid kommentaare lugema, mis on tema kohta? Mida ta edasi teeb? Kas ta julgeb enam välja minna, vaadata inimestele otsa? Või peaks ta üldse enesetapu tegema, sellepärast et seda soovitati ka tal teha kommentaariumis? Tekib küsimus, miks? Miks sa ütled teisele nii? Jumala eest sa ju ei taha, et sulle nii öeldakse. Ja teate, mida need kiusajad, need pullid ütlevad selle peale või? Nad ütlevad, et Eestis on sõnavabadus. Mis kuradis sõnavabadus? Vabadus rikkuda teise elu või? Ma tean, et nii mõnigi ütleks sellele, kes kannatab sotsiaalmeedias kiusamise all, et pane lihtsalt arvuti kinni. Mis muidugi toimiks, kui aasta oleks 2003 ja kogu meie elu ei oleks internetis. Aga mida saad teha sina mõnitamise suhtes? Reageerida. Just nimelt, sina, kes sa vaatad seda kuskil Eestimaa otsas, sa saad reageerida, astuda vahele. Kui sa näed, et kedagi kiusatakse Facebookis, Twitteris või kus iganes, kas või päris elust koolis, astu vahele. Ole eeskujuks. Ma ei tee tavaliselt selliseid videoid, kuid kuna te olete mulle hääle andnud, siis ma mõtlesin, et ma kasutan seda ära millegi parema jaoks kui teiste roastimisele.
ma kutsun teid koolirahu väljakuulutamisele Tartu Raekoja platsi kella 2 1. septembril. Nii et näeme seal. Jäta tagasihoidlikult jäse üles ning jaga seda videot, kui soovid. Aitäh ja be nice to people.